Tere päevast! Ma räägin e-raamatu koostamisest õpiprojekti tulemina. Konkreetselt oli see vene keele tunni ühistööna. Lõpptulemusena oli raamat niisugune, raamat koostatud Kalameo keskkonnas. Aga kuidas, sellest räägimegi lähemalt. Selleks õpetaja vajab ise Google'i kontot. Õpetaja on koostanud Padletis ülesandeid. Õpilased lahendavad Padleti ülesandeid ja e-raamatu koostamiseks on mugav ühistööd teha Google'i Drive'is esitluse failis. Ja sellest räägime nüüd siis lähemalt. Õpilased on lahendanud Padleti ülesandeid, nad on tõlkinud venekeelseid tekste ja siin on ka videod, nad on vaadanud videosid ja lisanud enda slaididele, postitustele. Nüüd, kui alustame e-raamatu koostamist, siis õpetaja loob oma Drive'is esitluse ja loob neid slaide sellest sõltuvalt, mitmeks rühmaks on õpetaja oma klassi jaotanud või kuidas ta ülesandeid on jaotanud. Hetkel oleme meie teinud, et tehakse paaristööna, siis ühele paarile on 2 slaidi. Üks slaid on eesti keele tekstiga ja teine venekeelse tekstiga, tõlgitud tekstiga. Ja nii on neid slaide igale 2-liikmelisele rühmale. Slaidid osutuvad raamatu kaaneks, raamatu lehtedeks. Kindlasti viimane slaid lõpetab raamatu, aga kui on kasutatud õppetöös, õpiprojektis ka välisviiteid, siis on nõue, et need oleksid siin viidatud linkidena. Kuidas seda nüüd õpilane teeb? Soovitan, et töölaual on avatud õpilasel nii Padlet, kust hakkab tema siis kopeerima nii oma tekstiosa kui videosid. On avatud ka õpetaja poolt tehtud e-raamatu põhi Drive'is. Ja hetkel siin õpilastöös nagu rohkem vaja ei lähe. Üldjuhul Kalameosse loodav raamat on ühe konto alt ja õpetaja võib seda teha iseenda konto all. Kalameo keskkonnas ta avab siis hiljem selle konto. Nii. Ja alustame siis toimetamisega. Õpilased tegid oma ühest postitusest, Padleti postitusest kopi ja viisid selle nüüd õpetaja poolt koostatud Drive'i esitlusse. Vahemärkusena tahan öelda, et slaididele ma soovitan anda küljenduseks 2 veergu. Ühte veergu siis on tekst ja teise tuleb pärast video või foto. Nüüd kleebime Drive'i Padletist võetud teksti, nagu näete, on see väga väike. Me peame kokku leppima klassiga koos, kuna see on ühiskirjutamine praegu, missuguses fondis ja millises suuruses. Hetkel sobib 18 ja kindlasti selle teksti alla õpilased kirjutavad oma nime. Kui neid nimesid on mitu, siis ikka
rühmaliikmete kõik nimed ja nimed ei tohiks jääda tekstiväljast väljapoole. Edasi, kuidas kleepida siia paremale poole videot. Avame taas selle Padleti, leiame siit video, rühm võtab iseenda video, paneb selle tööle, aga ta paneb selle tööle, avab selle YouTube'is. Nii, YouTube'is kopeerib endale selle video aadressi. Samas läheb nüüd, leiab enda slaidi ja sisestab siia paremale poole selle YouTube'i video järgnevalt. Siin on sisesta, inglise keeles insert, video ja nüüd võtame URL-i järgi. URL on veebiaadress. Kleebime selle video veebiaadressi ja juba ta on aktiivne, valime ja nüüd laeb ta siia meie slaidi peale. Nüüd õpilased leiavad taas enda teise slaidi, et siis tuua siia eestikeelne tekst. See on konkreetselt nende ülesannete põhjal, mis on juba läbi viidud tunnid. Unustasin algul öelda, kui õpetaja on koostanud selle slaidikava siin Drive'is, siis ei tohiks unustada, et õpetajal ka esimeste sammude hulka kuulub ka jagamine ja nüüd see jagamine on mitme võimalusega. Kui see on tunnis, siis võib jagada seda lihtsalt lingiga, aga seda tööd ju võib teha ka kodus. Ja siis oleks väga hea, kui oleks jagatud iga õpilase meiliaadressiga. Aga meie teeme tunnis seda tööd ja siis ta on nagu kõigile avatud ja kindlasti kui vaikeväärtusena on Drive'is siin vaatamise võimalus, siis õpetaja annab sellele esitluse failile muutmise võimaluse. Nüüd ta siis kopeerib selle lingi, juba kopeeris. Ma võtan veel parema klõpsuga kopi ja kindlasti valmis. Ja nüüd siis selle slaidi lingi ta jagab õpilastega, kas siis kooli digiblogi kaudu või teeb ta seda QR-koodi kaudu. Meie aga teeme siis siit eestikeelse veel. Siia tuleb eestikeelne filmi nimi. Ja siit Padletist võtab õpilane siis endale eestikeelse teksti. Rühm võtab selle, mis tema on Padletis teinud. Kleebime taas siia ja nüüd oli kokkulepe, et meil on suuruseks 18. Siin on tühikud, seda saab siin redigeerida. Ja no võib-olla, kui on nüüd õpilastel pikem tekst, siis õpetaja kokkuleppel lihtsalt siin luuakse leht juurde. Aga hetkel meil sobib ka see või siis veidi väiksem font, ütleme 17. Käsitsi sai siin seda numbrit muuta. Kindlasti pannakse nimi. Nimed on siin all ja täpselt samamoodi siia kõrvale tuleb pilt. Aga tähelepanuks nii palju, et kui selles e-raamatus tuleb palju videosid,
siis see on suht mahukas ja üleslaadimine Kalameosse on, võtab palju aega. Nii, ja mina siis võtan siit, kopeerin lihtsalt selle praegusel hetkel, kuigi õpilane võtab selle enda Padletist, et oleks meil lihtsam. Nüüd slaidi kustutamine on siin lihtsalt, seda ma praegu juhendisse ei pane. Tegin tühja slaidi aktiivseks, klaviatuuri peal delete nupp. Nüüd, et aga Kalameosse viia seda, siis meie peame siin faili endale arvutisse laadima. Drive'is ei pea salvestama. Kui aga tehakse Drive'i tahvlites, siis tahvlil on vajalik salvestamine. Laadi alla ja nüüd on võimalik laadida teda kui esitluse failina ja teda kui PDF-ina. Mõlemad toimivad ka Kalameos, aga kui on esitlusena, siis Kalameos ei ava video antud pildi all ehk video plokis. Seetõttu soovitan ma PDF-ina teda alla laadida. Ja kui me nüüd oleme siin valmis saanud, see on õpilaste osa ja see on ühiskirjutamine. Ühiskirjutamine on lõppenud, siis õpetaja läheb Kalameosse, tal on konto, logib sisse, soovitan Google'iga, need kõik on Google'i teenused, ma luban ja alustan oma faili üleslaadimist. Usun, et see oli nüüd praegu. Tegin topelttiire klõpsu, siin on korrektne pealkiri. Kino on selle raamatu pealkiri, aga siin saate seda muuta. Nüüd see koht on siin võimalik teil määratleda, kuidas see raamat hakkab teil toimima. Kas ta on raamatuna, lehitsete, kas ta on lihtsalt nagu slaididega või liigub ta üles-alla. Nii, kohe juhendi algul näitasin teile raamatut, siis publitseerin. Hetkel on mul suht väike fail, oli ainult vist 2 videoga. Ja nüüd me oleme Kalameos ja raamat sai siia. Siin saame veel teda vaadata, muuta. Saame ka kustutada. Ma näitan Kalameo keskkonnas siin selle nupu all. See on nüüd selle e-raamatu share'imine, jagamine. Siit saab jagada embedimine, see embed kood on HTML kood. Siit saab teha nagu kopeeri ja selle saab lisada siis kuskile kodulehele, kus ta kohe reaalses ajas interaktiivselt meil on. Pliiats tähendab siin Kalameos, et seda saab veel parandada, muuta. Ja siit saame seda raamatut vaadata. Meid huvitab praegu, lehitseda võib siit nurgast ja lehitseda võib ka siit noolest. Meid huvitab praegu, kuidas töötavad lingid, ehk et me ju panime siia tööle video. Ja need videod siin töötavad. Ja töötavad ka lingid. Sellega on õpilaste ühiskirjutatud e-raamat loodud ja õpiprojekt lõppenud. Häid õpiprojekte!